tere, tere! Vaatame praegu, teate, sellist hästi põnevat asja, et mis saab teie rahaga märtsis 2026. Ehk siis 70% inimestest ootab praegu märtsist sellist finantsilist muutust. Ja vaatame, kas ka sina oled selleks valmis või kas sinuga ka mingisugused olulised aspektid praegu juhtuvad. Ja märts 2026 on kuu, mil on lõpuks aeg muuta oma rahalisi stsenaariumi ja strateegiat. Ja see ei ole kuu, kus teate küll, et lihtsalt võlukepikesega viibutada ja juhuslikud kingitused hakkavad justkui taevast alla kukkuma. See on kuu, mil te kas muudate oma teenimisviisi või võib juhtuda, et raha hakkab teie elus justkui kinni jääma. Või siis teete teatud korrigeerimisi ja sel juhul aitate samuti rahavoolul edasi liikuda. Ja märts on siis numeroloogiliselt vibratsiooniga number 3, ehk siis see on märtsikuu energia. Ja 13, mis tuleb siis aasta 2026 ja siis märts kokku liites, ehk siis see tähendab seda, et laienemine, avalikkus, suhtlemine ja ka tugevat müüki. Ja see tähendab oma seda raha teenimise energiat läbi siis õppimise rääkima ja pakkuma ja müüma. Ja see on õppimine, mis aitab tegelikult teie sündmusi korrigeerida sellel kuul väga edukalt. Number 13 tähendab vanade sissetulekute süsteemide ja lähenemisviiside ümberlaadimist, vanade mudelite murdmist. Ja muidugi ei puuduta see ainult iga üksikut inimest eraldi. Praegu toimub see kõik ka väga globaalselt kogu maailmas. Siin on vaja teha mingi strateegiline hüpe ja jätta midagi kardinaalselt selja taha. Nüüd tuleb meenutada, et kuni 20. märtsini on meil justkui retrokraadne periood ehk siis retrokraadne Merkuur ja see on siis astroloogiaga väga tugevalt seotud, nii nagu te aru saate, ma ikka natukene uurin seda astroloogiat ka. Ja see on faas, mida nimetatakse siis ümberkoostamise faasiks. Sellel ajal eeldavad mõned inimesed lihtsalt käed rüppe panna ja mitte midagi teha, kas siis lihtsalt mugavusest või siis hirmust. Aga kui te midagi siiski teete, kui teete korrigeerimisi, tugevdate ennast uute tööriistade, tegevustega, siis toimub läbimurre igal juhul. Aga mis juhtub retrokraadse Merkuuri ajal nendega, kes ei vaata isikliku evolutsiooni ja enesearengu suunas? Võib juhtuda, et palgad hilinevad, samas võivad tagasi tulla vanad kliendid. Kui see toimub negatiivses võtmes, siis võivad nad tulla koos probleemidega. Kuid kui te töötate iseenda kallal ja kasutate korrigeeravaid tööriistu, näiteks finantsvaldkonnas, siis võivad vanad kliendid tulla teie juurde tagasi tänulikkusega ja võib-olla ka uute rahaliste kingitustega. Ja negatiivses variandis võivad aga esile kerkida vanad võlad, võivad jääda tasumata arved võivad kaduma minna. Ja te olete küll maksnud, kuid teile esitatakse ikkagi pretensioone. Võidakse ümber vaadata kokkuleppeid ning arvutustes võivad tekkida mingisugused vead. Võib-olla tuleb midagi juurde maksta. Ja sellel perioodil tasub tähelepanu pöörata sellele, mida tuleks teha. Näiteks hea aeg tõsta uuesti üles vana kliendibaas, tuletada ennast neile meelde. Kui tunnete oma tegevuses langust, siis võite oma vanadele klientidele helistada näiteks, kirjutada, end meelde tuletada, nii-öelda neid taas ellu äratada. Samuti on hea aeg koguda tagasi võlgu, lõpetada pooleli olevaid tööasju, viimistleda mõnda toodet või projekti, ehk siis anda sellele justkui nagu uus valgus sisse. Ja see tähendab, et me jätkame tegutsemist ja tugevdamist, ikka ja jälle tugevdamist. Kuid kategooriliselt ei soovitada sel ajal avada mingisugust uut äri, investeerida kahtlastesse projektidesse, võtta laene ega minna kaasa mingite kahtlaste skeemidega, mis on umbes niimoodi, et pakutakse hästi kiiresti, hästi tulust sissetulekut. Siis 20. märtsil, kujutage ette, kuni selle kuupäevani me liikusime edasi, tegime oma tööd ja siis äkki saabub see 20. märts. Sellest tegelikult väga tugevalt astroloogid räägivad ja see on imeline kevadise pööripäeva päev tegelikult. Pärast retrokraadse Merkuuri keerukusi, kui kõik
pidurdus ja aeglustus, võib äkki ilmuda mingi tulemus või justkui selline värske õhk. ehk siis praegu, kus me oleme, siis täna on 7. märts, siis kuni 20. märtsini toimub siin meie elus väga palju selliseid mm, mitte nii meeldivaid olukordi, aga need on kõik millegi jaoks vajalikud, selle jaoks, et siis midagi selgub. justkui see on niimoodi, et te segate mingit hägust vett ja siis selle ajaperioodil siis justkui see paks jama jääb sinna põhja ja siis tuleb selline nagu selginemine peale. ja, ja kui tulemused ilmuvad ainult siis, kui te teete või tegite siis selle ajavahemikus kuni 20. märtsini midagi õigesti. ja ma räägin natukene hiljem siis ka sellest, et mis on siis kõige õnnelikumad päevad märtsis igale siis grupile, nii nagu ma olen üldse siin videotes rääkinud gruppidest inimestest. nii et püsige. ja, ja seega siis, et millele me toetume, kui pärast 20. märtsi on kõik õigesti tehtud, ilmuvad niinimetatud viljad. kui aga enne 20. märtsi tegeliste korrastamisega, siis algab kasv. see tähendab, et kasv hakkab saabuma ja sissetulekud võivad suureneda. eks praegu on tööaeg. ja pärast 20. märtsi on soodne küsida näiteks palgatõusu, vahetada töökohta, käivitada müüki, sõlmida lepinguid. see tähendab, et me hakkame end aktiivses tegevuses rohkem väljendama. ja kellel võib aga eriti vedada, kellel on kasv eriti tõenäoline, siis need on inimesed, kes on sündinud 8., 17. ja 26. kuupäeval, ükskõik millisel kuul ja aastal. ja ma annan iga kuu soovitusi ja just märtsis võivad neil inimestel olla väga soodsad ja õnnelikud ilmingud. kuid seda ainult tingimustel, et eelmisel aastal tegutsesite positiivselt, mitte negatiivselt, ehk siis teie siis 8, 17, 26. et ei petnud, ei manipuleerinud, ei spekuleerinud ega jätnud teadlikult võlgu tagastamata. ja teid juhib siis finantsgregor niinimetatud. ja pidage meeles, et number 8 tähendab otsest ühendust finantsenergiaga, ehk siis nii nagu ma olen rääkinud eelnevates videotes, et 8 on alati karma ja raha number. ja kui olete end hästi näidanud, siis suunab see energia teid ja annab teile suuri võimalusi. ja see võib väljenduda suurtes tehingutes, ootamatus rahalises abis pärast 20. märtsit, staatuse tõusu või isegi varem kinni jäänud raha tagasitulekut. ja millistes valdkondades on siis märtsis raha? Siis nii nagu ma enne ütlesin, et siis number 3 energia vibratsioon on siis selles märtsis ja see tähendab, et tuleb muutuda nähtavaks või teha midagi, ütleme siis sotsiaalmeedias või midagi selles suhtes, et kus sa ikkagi oled rohkem nähtav, kui sa oled siiamaani olnud, siis kõik inimesed. kuni 20. märtsini oleme nähtavad, kuid ei alusta aktiivselt midagi uut. pärast 20. märtsit hakkame aga end veelgi aktiivsemalt näitama. nähtav olemine tähendab, et ei tohi jääda varju ega tegutseda varjatult, ei tohi midagi peita ega teha varjatud skeeme. kui tegutsete varjus, nõrgeneb rahavoog ja pärast 20. märtsit ei avane see täielikult. Need aga, kes tegutsevad aktiivselt, näitavad oma äri avalikult ja muutuvad ausaks, isegi kui varem ei olnud, võivad märgata, et kõik hakkab palju paremini sujuma. raha võib eriti palju liikuda sellistes valdkondades nagu haridus, konsultatsioonid ja nõustamine. samuti võivad hästi käivituda siis loomingulised ja huvitavad projektid. seal, kus on olemas isiklik bränd, võib kõik samuti õitsema hakata, kui olete eelnevalt pinnase ette valmistanud ja teinud vajalikud korrigeerivad sammud selleks. eriti võivad vanad kliendid hakata teiega suhtlema täiesti uuel tasemel. Nad võivad olla tänulikud ja isegi väga helded, võib-olla mingid kingitused. ja muidugi on ka neid siis, kes peaksid olema märtsis veidikene ettevaatlikumad. märts võib tunduda mõnele inimesele üsna keeruline kuu ja palju kaost võib olla neil, kes tegutsesid negatiivses suunas või ei teinud midagi oma elu muutmiseks enne seda. Marss võib karistada, ehk siis Marsi tulek või Marss on väga aktiivne praegu siin, võib karistada kaootiliste kulutuste eest, kui te olete teinud läbimõtlematuid otsuseid. kui olete elanud ilma finantsplaanita ja teinud impulsiivseid oste, võivad sellest tekkida siis
noh, kas probleemid, mingid väljakutsed. Ja pidage meeles, et number 13 tähendab vana finantsstsenaariumi lagunemist, ehk siis see märtsikuu jooksul on siis see vibratsioon ka praegu õhus. Ja see on karmaline number, seetõttu võib mõnel inimesel tekkida näiteks rahahirm, et seda ei ole piisavalt. Hirm raha pärast võib panna inimesi oma kasvu saboteerima või pakkumistest näiteks loobuma. tekib, tekib hirm, et ei julge teha mingisugust suurt kardinaalset sammu. võib-olla näiteks mingi töökoht, kus kohas on vaja iseendal näiteks lõunat osta või on vaja näiteks liikuda bussiga sinna ja tagasi. võivad tekkida konfliktid süsteemidega, näiteks võimu või staatusega seotud struktuuridega. mõnel võib tekkida soov süsteemi petta. Ja see on väga halb mõte, sest number 13 võib hiljem valusalt tagasi lüüa. kui aga valite hirmu asemel laienemise ehk siis kolmanda vibratsiooni positiivse poole, siis suurenevad võimalused ning sissetulek võib kasvada. kui aga klammerdute vana külge, siis sellel kuul, nüüd märtsis, võib sissetulek lausa kokku kuivada. Ja kuidas ennast märtsis siis tugevdada? kõige paremad päevad selleks on üldse neljapäevad. märtsis on iga neljapäev selline justkui portaalipäev, mis avab teid siis rahaliste võimaluste poole. Ja sel päeval on hea näiteks õppida, et kas või ennast kurssi viia siin kanalil olevate videote abil. Ja siis samuti on hea midagi enda kohta teada saada. Ja nii nagu ma ikka räägin, siis miinused plussi keerata. Teie, kellel on juba olemas näiteks omad analüüsid, kas siis minu poolt koostatud või siis astroloogilised või siis human design'i või ükskõik millega või mille abil siis tehtud, siis kindlasti kasutage seda. Ja samuti on hea juua ka kohvi näiteks kaneeliga, kui sulle see meeldib, tegeleda heategevusega ning kanda näiteks kollastes või violeetsetes toonides riideid, siis neljapäeviti. See on justkui selline portaalipäev. Ja need värvid aitavad tugevdada õnne ja materiaalset heaolu. Siis sellised üldised järeldused, siis märts ei too raha neile, kes lihtsalt ootavad mingit imet, kuid see toob raha neile, kes õpivad, kes süsteemselt oma sissetulekuid kasvatavad, analüüsivad oma kulutusi ja astuvad avalikkuse ette. Ehk siis siin on vaja tulla välja oma mugavustsoonist. Ja võib kasutada ka igasuguseid, issand, mul on siin ka violetset. Ehk siis selliseid mingeid käevõrusid, mingid toetavad poolvääriskividest käevõrusid, mingisugust mandalat, kõike, millesse te usute. Ja veel selline asi, et kui sa oled tahtnud märtsis tööle minna, et mis on oluline teile siis, kes te otsite tööd. Kui soovite kergemini tööd saada, siis tuleb ennast justkui aktiveerida. Ja seda ongi siis vaja teha siis ütleme, kas nendel neljapäevadel või siis lihtsalt arendada seda eneseusku. Ja samuti, no seda on mul lihtne ütelda, eks ju. Samuti soovitan uurida enda kohta, millised ametid sulle sobivad. Millised ametid on sul kooskõlas sinu elude numbriga, sinu hingemissiooniga. Seda siis siin numeroloogia abil näiteks, selleks on sünnikaardi analüüs väga hea. Või üleüldse vaadata läbi, et millistel teemadel sa oled kõige tugevam. Siis kui tahate näiteks märtsis tööle minna või saada palgatõusu, siis kandke lisaks ühte väikest, kuid tõhusat korrigeerivat elementi. Siis neid korraga näiteks 3 ehet vääriskivi. Ehk siis esimene võiks olla kas kullast või plaatinast ja selleks võiks olla siis kas safiir. Ideaalis on safiir selline sinine koos kollase tooniga. Kui teil on sellist asja. Minul ei ole. Ja kui teil ei ole safiire, siis ühendage lihtsalt sinine ja kollane poolvääriskivi. Minul on siin lillat. Mis mul siin veel on? Mul on kollast näiteks siin, mul on siin lilla. Villakas sinine, lepime nii kokku. Ehk siis ma tean, et väga paljudel on sellised asjad ja kui sa oled nüüd mees, siis samamoodi sa saad endale tegelikult selliseid asju teha. Kui sa muidugi usud sellesse, samas värvitoonidega. Ja siis kollane ja sinine kivi koos, eriti neljapäeviti, on samuti väga hea selline korrigeeriv energia.
Ja pidage meeles, kogu maailm on justkui digitaliseeritud, ka helid on vibratsioon ja värvid on ka vibratsioon, ehk siis kuulata ja ümbritseda ennast positiivsete energiatega ja need mõjutavad meid. Ja siis räägin nüüd sellistest headest päevadest, et millised on teie kõige õnnelikumad päevad siis märtsis. Igal inimesel on üks päev, mis on talle eriti soodne, isegi kui see langeb keerulistele perioodidele, näiteks varjutuste koridor või kriisiperiood, jääb see ikkagi teie isiklikuks õnnelikuks päevaks. ja näiteks siis nende jaoks, kes on siis, kuulub gruppi number üks, need, kes on siis sündinud 1., 10., 19. ja 28, siis teil on näiteks number 8. märts on teile selline õnnelik number. ja siis teistel gruppidel ma vaatan kõik siis grupi kaupa, siis teil on siis teised numbrid ja planeerige sel päeval olulised tegevused, kohtumised, otsused, läbirääkimised või isegi sellised kohtingud, mis on tähtsad. mm, Siis vaatame nüüd siis grupp number üks, nii nagu ma ütlesin, 8. märts, need, kes on sündinud 1., 10., 19., 28. Siis grupp number kaks, siis teil on 7. märts ehk siis täna. 7. märtsil ma panen selle ülesse, nii et kui sa kuuled seda hiljem, siis see on läbi, aga see ei tähenda, et mingid jamad päevad on, kõik on head päevad. Siis no grupp number kolm, siis te, kes te olete 3., 12., 21., 30, jah, siis teil on 6. märts, see nüüd oli. Siis grupp number 4 on 23. märts. Grupp number 5 on 22. märts. Grupp number 6, siis teil on 12. märts ja grupp number 7, teil on 11. märts. Ja grupp number 8, teil on 10. märts ja grupp number 9, teil on 29. märts. Ja kasutage neid päevi enda kasuks, igaühel on oma üks eriline päev. ja, jah. Ja kutsun teid kõiki üles selles suhtes uurima enda kohta, seda siis kas numbrite keele analüüside kaudu või siis on selleks astroloogilised mingisugused kaardid, on human design ja tegelikult super luks on see, et kui te üldse kõikide nende kanalite kaudu ennast uurite, sest see on lihtsalt võrratu. mina olen seda teinud küll siis kahe astroloogilise kaardi kaudu, ma olen kahe human design'i tegija kaudu ennast analüüsinud ja tegelikult kõik nad toetavad teineteist ja tegelikult iseendaga tundmaks saamine või tundmaks õppima, enda selgeks õppimine siis on üks kõige suurem selliseid elukestvaid projekte. Vot, ja kui sa ei ole veel uudiskirjaga numbrite keeles liitunud, siis tasub seda teha, sest saadan võib-olla kord kuus või 2 korda kuus siis oma tegemistest väikest informatsiooni. ja kui sa ei ole liitunud veel Facebookis suletud grupiga numbrite keel, siis soovitan ka seda teha. Ja hoia ennast kurssi vestlusõhtutega, sündmustega ja telli kanal. Ehk siis alguses selle video ma panen klubilistele üles, nii et sina, kes sa siis hiljem seda vaatad, siis ja kui sa ei ole seda kanalit tellinud, siis soovitan sul seda teha. mina olen Merike ja numbrite keel. Tšau.